Kui sul on köögikombain, mis päris hästi ei tööta või ei täida kõiki funktsioone, mis tal on ette nähtud või kõige halvemal juhul võtab voolu sisse, aga mitte midagi ei tee, siis ta vajab putitamist ja taastusravi teeb inimestega täpselt sedasama. Taastusravi on patsiendile lootuse andmine, turvatunde andmine ja see loob neile nagu kindlustunde selles mõttes, et kuidas ja mida nad võivad peale traumat teha või mida mitte. Minu jaoks tähendab taastusravi inimeste aitamist nende kõige raskemal ajal ja selleks, et nad saaksid pärast taastusravi olla kindlad, et nad saavad iseendaga hakkama. Mina ütleks, et minu jaoks on ta töö. Ja töö patsientidega ja kus ma saan siis oma kogemusi, teadmisi, oskusi anda haigete patsientide, inimeste tervise parandamiseks, taastamiseks, et nad saaksid elada oma elu võrdväärselt teistega. Väga lihtsalt tahaks öelda, et taastusravi on terviseseisundi taastamine peale rasket haigust, operatsiooni, traumat või mis tahes muud välist või organismi sees, mis toimet. Aga kuna elu ei ole nii lihtne, et kõik on taastatav, siis taastusravi on ennekõike patsiendi toimetuleku taastamine uues terviseolukorras. Me toetame inimesi selles, et me aitame neil neid katkenud otsi uuesti kokku sõlmida. Minu jaoks on taastusravi raviteenuse üks kvaliteedimärk, sest haigla peab motiveerima oma patsienti. Patsient peab tundma, et nüüd ma hakkan elama. Aga ma tahaks, et oleks inimestele see taastusravi kättesaadav kõigidele ja väga varases nagu perioodis haigestumist või traumajärgselt ja et see töö, mis meie teeme seda, saaks nagu jätkusuutlikkus edasi, et ei oleks niimoodi, et inimene läheb koju ja kõik unustatakse. Ma sooviks, et oleks rohkem sellist väljaspool taastusravi koostööd teiste raviasutuste ja meditsiini ja sotsiaalsüsteemiga. Kui oleks võluvits, et siis ikkagi kriitiliste spetsialistide puuduse tahaks küll niimoodi lahendada, et kuskilt neid tuleks juurde, et näiteks logopeedid või siis taastusraviarstid. Eesti riigi mõistes oleks see kindlasti see, et meil tekiks võrgustik taastusravi, ütleme erinevate tasandite võrgustik, et meie töö kannaks siis vilja ka peale seda, kui siit majast patsient lahkub. See on nüüd natukene unistuste asi, aga ma arvan, et see on terve sellise tervishoiusüsteemi probleem, et mul on väga tihti tunne, et me kustutame tulekahjut. Me oleme väga tõsises tormamises, igapäevaselt, igakuiselt, iga-aastaselt. Sooviks seda tööd tehes ja selles valdkonnas olles, et oleks rohkem aega pühenduda, minna süviti, teha asju rahulikumalt, loogilisemalt. Ühte asja, mida ma tahaks muuta, võib-olla, et tuua see taastusravi inimestele nagu lähemale, et nad oleksid sellest rohkem teadlikud ja taastusravile jõuaksid õiged inimesed õigel ajal. Ma tegelikult olen veidi kade nende füsioterapeutide peale, kuna ma ise olen taustalt ju füsioterapeut, kes praegu õpivad, sellepärast et ma arvan, et sel ajal, kui mina õppisin ja millistena nad praegu meile näiteks praktikale jõuavad ja millist praktikat nad saavad siin,
et see on nagu öö ja päev, ehk et see stardipakk või spetsialistide ettevalmistus on kindlasti ajaga absoluutselt teine, palju parem ja selle üle väga hea meel. Noh, ma olen füsioterapeutit juba rohkem kui 20 aastat ja isiklikult ma märkan, et ma näen rohkem inimest nagu patsient poolt. Ennem oli väga meditsiini või füsioterapeuti nagu suunatud, nüüd ma näen rohkem inimene. No võib-olla see, et järjest enam on inimene selle keskes. Et nagu üks kolleeg ütles, et uksest ei tule sisse mitte diagnoos, vaid inimene. Päris inimene, kõikide oma murede ja rõõmudega. Täpselt. See, mis on hästi meil, on see, et me oleme suutnud säilitada patsiendikeskse lähenemisviisi. Arvestades seda, kui anonüümseks kogu maailm kogu aeg muutub, on meie jaoks patsient ennekõike nimega, siis murega ja siis diagnoosiga. Mitte proteesitud puust ei saab alati 3. voodist. Mina arvan, et väga hästi on praegu see, et võib-olla mitte täiuslikult, kuid on hakanud toimima meeskonnatöö, et kõik spetsialistid saavad sõna öelda patsiendi arenguks ja koos võetakse nii mõndagi otsuseid vastu. Mulle meeldib väga see ja miks ma siin olen ka, on see, et mul on võimalus oma silmaga näha seda inimese paranemise teekonda ja mul on võimalus näha nagu neid temast toimuvaid muutusi ja päriselt seda arengut. Nagu 2 asja. Üks on see, et mulle tõsiselt meeldib, et taastusravist kui sellisest on hakatud rohkem rääkima, teda on meie ümber rohkem, kindlasti mitte veel piisavalt. Aga ka tavainimesele või siis ütleme patsiendi jaoks on ta muutunud selliseks lihtsaks või arusaadavaks asjaks. Ta ei ole enam midagi kauget, mida vajavad ainult väga õnnetud inimesed. Ma saan selle inimesega, näiteks teraapia vormis, tõesti minna ja teha seda, mida sel inimesel on päriselt vaja. Et ma ei ole seotud selle laua ja tooliga seal teraapiaruumis, vaid ma saangi minna temaga poodi, ma saan neid päris asju teha ja mind usaldatakse seda tegema selle inimesega. Turvatunde loomine, lootuse andmine ja nõustamine. Meeskondlik töö, pühendus ja ühine eesmärk. Positiivsus, leidlikkus. Vahel tuleb lihtsalt natuke mõelda ja mingi nipp leida, et alati on mingi asi, kuidas saab paremini. Ja suhtlemine. Siis on jälle see meeskonnatöö, hoolivus ja kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Et kuidas siis saab, kui kuidagi enam ei saa? Patsiendikesksus, meeskonnatöö ja hoolivus. Meeskonna lähenemine, tõenduspõhisus, tehnoloogia, väärtushinnangud või väärtused, kollektiiv. Tuli väga palju. Meeskondlikkus, tähelepanu pööramine ka detailidele. Patsient ise, et kui me teda ära unustame, siis ei ole meist tervest kambast üldse kasu. Mina ütleks head kolleegid, hea meeskond ja tööl on empaatilised inimesed, kes austavad oma tööd, austavad patsienti ja austavad kolleegi. Inspireeriv, aga ma tahaks täpsustada seda ka, et inspireeriv just selles mõttes, et meil on võimalus näha inimesi ühes nende elu raskemas hetkes. Ja see on tohutult inspireeriv ja võimalus näha inimeste tugevust, kuidas nad sellest hetkest välja tulevad, edasi liiguvad ja kuidas nende eesmärgid ja elu uuesti selle oma hoo sisse saab. See on äge. Need võiksid olla fun. Üks patsiendile, kel oli raske peatrauma, raske autoavarii ja noorem kui mina. Ja siis me proovisime, mina tunnen, et ma andsin nagu parim ja esimene samm tuli ainult pärast 3 aastat. Ja ma nutsin koos temaga, sest me kõik mõlemad me mõtlesime, kui raske see oli, see võttis 3 aastat, see nagu nii suur pikk periood. Ja me olime juba vahepeal mõlemad frustreeritud, me arvasime, et ei tule kunagi. Aga midagi,
ma ei tea, kas see on see intuitsioon, mingi vaige ingel ütles nii, proovige edasi ja siis me saime esimese sammud 3 aastat pärast ja see on see, et me ei saa kunagi nagu anda alla. Et see võimalus on alati